Tšau sõbrad, pole ammu näinud. Muretsemiseks ei ole põhjust. Põhjus, miks ma ei ole. Ma just filmisin kogu 12-minutilise klipi ära ja ma unustasin kaamera panna teistpidi. Ehk siis ma filmisin eesoleva kaameraga, aga mul telefon oli pööratud tagakülg minu poole, et oleks parem kvaliteet. Ja ma pean hakkama kõigiga otsast pihta. Tšau sõbrad, pole ammu näinud. Muretsemiseks ei ole põhjust. Ma olen olnud lihtsalt 2 nädalat tööl ja nüüd ma olen siis omal vaba nädalal Pertis. Ja põhjus, miks ma ei saa tööl olles videod üles laadida, on väga lihtne. Kuna meil ei ole tubades Wi-Fit, siis ei saa üles laadida suuri videofaile YouTube'i, sest ma põhimõtteliselt kasutaks ära kogu oma mobiilse interneti ainult nende videote jaoks. Ehk siis kõik on korras, ma olen terve, ma olen endiselt veel Austraalias. Marianne ja Aleksander on kohe tulemas minule siia järele. Ma ei jõua seda ära oodata. Me ei ole olnud mitte kunagi nii kaua üksteisest eemal Mariannega ja ütleme nii, et see hakkab vaikselt välja lööma. Et igatsus on väga suur, okei, sa saad telefoniga rääkida, aga ikkagi see pole päris seesama ja ma väga loodan, et nad varsti tulevad. Nüüd, kui ma olin 2 nädalat tööl, ma mõtlesin, et ma näitan teile, milline näeb üldse elu kaevanduses välja ja siis natukene filmisingi seda tööd, mis ma seal teen ja milline see eluolu seal on. Graafik siis, millega mina tööl käin, on 2 nädalat tööl, nädal vaba. Ja kaevandus ise asub 2 tundi lennukiga Pertist, mis on siis tööandja kulul, sellises väikses kohas nagu Karrata. Paljud eestlased, kes siin Austraalias on, võib-olla teavad seda kohta. Ja siis see 2 nädalat, kui me seal tööl oleme, on iga päev 14 päeva järjest, 12-tunnised tööpäevad ilma siis vabade päevadeta. Töö käib siis kaevanduses 2 vahetuses, on päevased ja öised ja nüüd viimane swing, kui ma tööl olin ma siis päevases vahetuses ja see tähendab siis, et hommikune äratus hakkab kella 4-st. Ja kuna buss külast kaevandusse sõidab 5.30, siis see jätab täpselt paraja aja, et saaks ära teha hommikuse hügieeni, käia söömas ja võtta siis omale lõunaks kaasa ka toit sööklast. Toit iseenesest on väga hea, iga päev see vahetub ja mina küll ei ole veel siiamaani öelnud, et ma ei saa seda toitu süüa. Ja kui sul on selline pikk tööpäev selja taga, siis sul on nälg nii suur, et sa ei ajagi taga mingisugust väga fancy't sööki. Ja mida me seal kaevanduses teeme? Minu ettevõte on siis sellise hooldus-ehitus osa peal, et meie otseselt selle kaevandusega, selle rauamaagi kaevandusega ei tegele. Küll aga siis on meie teha igasugune hooldus kaevanduses, kõik võimalikud torud, mis lähevad katki, vajavad välja vahetamist. Nüüd oli just kaevanduses shutdown, kus pandi kõik 6 liini kinni ja siis sai hästi palju töid ja hooldusi korraga ära teha sel hetkel, kui kaevandus ei tööta. Sest see kaevandamine on nii kulukas protsess, et teinekord lastakse katkisel torul joosta mitu nädalat, mitu kuud enne, kui see ära vahetatakse. Ja siis see 6 päeva oligi selline shutdown, kus lendas hästi palju lisatööjõudu peale ja kõik võimalikud tööd tehti ära. Üks sellistest asjadest näiteks, mis mina tegin, oli siis selline 16-17 tonni kaaluv suur toru ja kuna see oli ennast lõhki löönud ja see oli mitu kuud lihtsalt jooksnud, et see lihtsalt tuli ära vahetada ja õnneks oli siis shutdown täpselt planeeritud sellel perioodil, kui me saime selle ära teha. Kuna kaevanduses siis on õhus lendleb sellist tolmu, mis on tervisele kahjulik, siis alati, kui me oleme seal kaevanduses sees, siis me peame kandma maske, hingamismaske. Ja üks huvitav töö näiteks, mis veel oli siis nende kaevandusliinide, aga põhimõtteliselt see suured kivid pöörlevad sellise trumli sees.
ja see on betoonist trummel ja selle siseküljed on kaetud selliste metallist laineritega, mis on siis poltidega kinni. Ja meie töö siis oligi nende poltide ülepingutamine väljastpoolt. Aga lihtsalt see õhupüstol, millega seda tehti, kaalus kuskil 60-70 kilo ja lihtsalt 2 mehe töö, mõlemad peate tõstma selle püstoli sinna mutri otsa ja siis üle pingutama kõiki. Ja need mutrid ei ole ka selles mõttes üldse väiksed, et selle mutri suurus, mida meie tookord pingutasime, oli 80 millimeetrit, ehk siis umbes nii suured. Et päris suurte tööriistudega peab igapäevaselt ümber käima. Füüsiliselt ta ei ole küll väga raske, aga kuna see on ikkagi 2 nädalat iga päev, siis ta on suhteliselt kurnav ja nii ta käib. Aga jah, ja selliselt sa siis käidki 2 nädalat tööl, kui 2 nädalat saab otsa, lendad sa uuesti nädalaks Perti ja puhkad nii palju ennast välja kui võimalik. Ja mul on väga palju põnevaid asju, mis ma sellel nädalal olen nüüd teinud. Nendest ka juba järgmistes videotes. Kes te olete Austraaliasse tulemas või siin Austraalias olete, tahate tööd, otsite tööd, siis ma kindlasti väga soovitan kaevandusse tulla. Ma ei tea, selles suhtes ma sain oma ülemuselt nõusoleku, et kõik, kes te huvi tunnete, võtke minuga ühendust ja siis ma annan teile kontaktid edasi. Aga jah, mina nüüd lähen soolaleivale ja teiega näeme juba järgmises videos ja siit väike boonus ka. Tšau!